Eesti Vabariigi president, Riigikogu ja valitsuse liikmed, suursaadikud, head koosviibijad. Vähem kui tund aega tagasi avati siin Mustal müüril mitu uut mälestusplaati. Veel umbes 350 kommunismiohvrit said täna jäädvustatud sellele memoriaali seinale. Aga hoolimata sellest, et siin on kirjas juba tuhandeid ja tuhandeid kommunistlike mõrtsukate poolt tapetud nimesid, on see siiski kõigest ühine osa tollest kohutavast kuriteost, millele panid aluse täna 81 aastat tagasi, 23. augustil 1939. aastal Molotov-Ribbentropi paktiga ja selle salajaste lisadega. 10 kuud hiljem hävitati selle leppe otsesel tagajärjel Eesti Vabariigi iseseisvus. Kuid mitte ainult. Eesti oli ainult üks paljudest ohvritest. Kahetimuka Stalini ja Hitleri kokkuleppe tulemusena läks Stalini hirmuvalitsuse alla 23 miljonit uut ohvrit Balti riikidest, Bessaraabiast ja Ida-Poolast. Molotov-Ribbentropi pakti otseseks tagajärjeks oli Euroopa kõige ohvrite rohkema sõja, kus tallati jalge alla kõik õigusnormid ning püüti massimõrvade ja küüditamisega hävitada terveid rahvaid. Eesti kaotas selle tragöödia tagajärjel 1/5 oma elanikest. Euroopa Parlament võttis 2009. aasta aprillis vastu resolutsiooni, milles kutsus Euroopa Liidu liikmesriike üles tähistama 23. augustit kõigi totalitarismi ja diktatuuri ohvrite mälestuspäevana. Eesti valitsus ja Riigikogu olid esimesed, kes selle resolutsiooni 2009. aasta juunis seadustasid. Kuid hoolimata sellest, et Euroopa Parlamendi üleskutsest on möödunud juba üle 11 aasta, ei tähistata täna totalitarismi ohvrite mälestuspäeva sugugi üle kogu Euroopa Liidu. Nagu kirjutas MRP aastapäeva eel Postimehes üks Eesti teenekamaid vabadusvõitlejaid, kauaaegne Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam, on 23. augusti sõnum endiselt see, et Euroopat laastanud inimvaenulike diktatuuride ohvrid väärivad kõik võrdset tähelepanu ja lugupidamist. Fašismi ja natsismi ohvrite suhtes on see sündinud rahvusvahelisel autoriteetsel ja kõiki kohustaval tasandil. Kuid kommunistlike režiimide all kannatanud sadade miljonite ohvrite suhtes ei ole seda tehtud. Nõukogude totalitarismi hirmutegude suhtes puudub senini rahvusvaheliselt kohustav moraalne ja poliitiline hinnang. Hoolimata Euroopa taasühinemisest lahutab meid paljuski ikka veel vaimne Berliini müür. Natsismi suhtes langetatud selge ja karm hukkamõist tervendas Saksa rahvast ning tegi sellega võimatuks uute diktaatorite esile kerkimise. Järjepidevus Hitleri Saksamaaga lõigati selgelt läbi. Nõukogude Liidu õigusjärgsuse osas näeme aga vastupidist. Kasvavat nostalgiat mineviku vallutuste suhtes, inimsuse vastaste kuritegude mahavaikimist ning mis kõige halvem, järjest tugevnevat samastumist kommunistliku režiimi kuritegeliku käitumisega. See probleem on ülimalt päevakajaline ja pole sugugi välistatud, et peagi näeme, kuidas lisaks Krimmi annekteerimisele ja Ukraina tükeldamisele püüab Venemaa oma võjuvõimu laiendada ka Valgevenes. Kõigeks selleks sillutas teed Euroopa demokraatlike riikide hoiakute ebamäärasus kommunismi kuritegude hindamisel. Me peame mäletama, et täna 81 aastat tagasi alguse saanud koletu kuritegu sai võimalikuks, kuna demokraatlikud riigid ei suutnud kurjusele piisavalt jõuliselt ja üksmeelselt vastu astuda. Massimõrvareid koheldi kui demokraatlikult valitud riigijuhte, mitte kui ohtlikke kurjategijaid, kellel tuleb viivitamatult käed rauda panna. Seepärast kutsun ma täna tungivalt kõiki Euroopa Liidu liikmesriike üles liituma 23. augusti tähistamisega. Küsimus on Euroopa alustalade kindlustamiseks. Lootusrikas tulevikku saab rajada üksnes ajaloolise tõe ja õiguse alusel.
Head kuulajad, 23. august ei tähenda Eestile ainult natsismi ja kommunismi tekitatud kohutavaid haavu. See päev tähistab ühtlasi ka võitlust nende režiimide vastu. Meie rahva uus ärkamisaeg algas 23. augustil 1987. aastal korraldatud Hirvepargi meeleavaldusega, kus nõuti Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide avalikustamist. 2 aastat hiljem, 23. augustil 1989. aastal moodustasid ligi 2 miljonit eestlast, lätlast ja leedukat 675 kilomeetri pikkuse inimketi Tallinnast Vilniuseni, näidates kogu maailmale, kui suur on meie vabaduse ja iseseisvuse tahe. Tänasel päeval me meenutame minevikku, et vaadata tulevikku, et määrata oma eesmärke ja kinnitada oma põhimõtteid. Me ei unusta eales mineviku kannatusi, Eesti rahva ohvreid ja kõiki neid kaasmaalasi, kelle saatus ei olnud määratud näha tänast vaba Eestit. Kuid minevikku mäletades tegutseme me nende väärtuste ja eesmärkide nimel, mis meid okupatsiooni pikkade aastakümnete jooksul liitsid. Selleks on olnud ja jääb meie igatsus demokraatia ja vabaduse järele. Mõelgem täna siin Maarjamäel kõigile neile, keda täna meie hulgas enam ei ole ja kellest paljusid meenutab vaid nimi selle mälestusmärgi mustal seinal. Väärikaim viis austada neid, kes on ohverdanud oma elu Eesti ja Euroopa vabaduse eest, on kaitsta meie ühiseid demokraatlikke väärtusi. Tänan teid, et olete täna siin. Aitäh!